Tere jälle vaatama meie Autoneti proovisõitu. Siin on meil täishübriidne Toyota Prius. 3. põlvkond ja nüüd on tehtud läbi väike facelift, natuke on teda kohendatud. Tuled on muutunud, esivõre on muutunud laiemaks, päevasõidu LED tuled ja minu meelest on muutunud auto väga palju ilusamaks. Võiks öelda, et kõige ilusam Toyota. Tagantvaates on kõik endine, tuled jälle uut moodi peale facelifti. Ikka see antitiip siin, mis lõikab tagumise klaasi pooleks ja natuke segab tahavaatepeeglist väljavaadet. Aga siin on meil päikesepatarei. Kui olete jätnud auto päikese kätte, siis tema hakkab automaatselt andma voolu konditsioneerile, et auto maha jahutada. Ka salongis on facelifti järgsed muudatused sellised minimaalsed. Siin on meil praegu tippvarustustase, kahevärviline, alt hele, ülevalt tume. Ka kogu armatuurlaud on jaotatud nagu 2 ossa, mis siis sümboliseeribki seda, et auto on ka 2 jõuallikaga, bensiinimootori ja elektrimootoriga. Elektrimootor on selline, et võib pöörelda kuni 13 000 pööret minutis ja ilma hõõrdumiseta. Toodab selliseid pöördeid lausa nagu võidusõiduauto. Siin on meil variaator käigukast, nagu ikka, on ka võimalus nõrk B asend sisse tõmmata, mis siis tähendab seda, et on võimalik mootoriga pidurdada, mis on tulnud juurde, suur, mõnus puutetundlik navigatsiooniekraan, JBL, väga kvaliteetne helisüsteem ja keskkonsoolis siin on käetugi natuke muudetud, on toodud siia selline topsihoidja, mis minu meelest on natuke ebamugav muudatus, et nüüd on nagu küünarnukil siin kohati üsna ebamugav. Varem jooksis see pehme osa siia välja, aga ja lisandunud on parkimisabi. Vajutame nupule ja auto pargib ise ära. Meie laseme käed roolilt lahti, auto pargib ennast 2 auto vahelisse taskusse muretult. Ja nagu hübriidajam ikka, vajutame nupule, ilmub silt ready, mis tähendab seda, et võimegi juba liikuda. Mootor mürinal tööle ei hakka, aku on meil piisavalt täis ja me läheme vaikselt minema. Anname rohkem gaasi. Rakendub tööle ka bensiinimootor. Aga see rakendumine on nagu selline hästi vaikne, muu seas. Auto ise valib, mis ta teeb. Kas ta otsustab praegu teid edasi viia bensiinimootori jõul või elektrimootori jõul. See hübriidajam on nagu tandem jalgratas. 2 meest väntavad ja siis ise vaatavad, kumb ära väsib, kumb edasi väntab. Kui mõlemad väntavad, saame väga palju jõudu, siin samamoodi tahame kiirendada, siis kiirendus toimub 2 mootori jõul. Tavalisel sõidul siis auto ise valib, kumma mootori ta tööle rakendab. Pidurdamisel toimub regenereerumine ehk akude täitmine, aga huvitav on see, et selline hübriidajam distsiplineerib teid. Te pidevalt jälgite ja tahate sõita nii, et kütusekuul oleks 0, et ei lähe see bensiinimootor tööle ja raha jääb teie rahakotti alles. On siis uus Prius. Väikeste muudatustega veidi ilusamaks tehtud, et liikuda koos turvalisemalt, mugavamalt ja väga vaikselt, aga kindlalt tuleviku suunas. Kohtume järgmises saates ja nii kaua liigelge hästi turvaliselt.